8. märtsi õhtul toimus Kehra rahvamajas naistepäeva pidu, mille algatajad olid kohalikud muusikud ja kogukonna inimesed. Esitlusele tulid lood 90-ndatest, milles jäi domineerima Smilersi ja Terminaatori aegumatud palad. Lavale astusid ülesse meie omad tegijad, kelle käes oli ka initsiatiiv korraldada üks pidu ja kontsert elamus kogukonna rahvale, kellede seast astus ülesse ka naisartist, kes esitas Code One'i poolt populaarseks lauldud pala. Korraldajad olid ära tabanud, mida kehrakad vajavad ja seda kinnitas ka suur osavõtt, mis omakorda pani otsima lahendust rahva mahutamise osas. Kindlasti on ka arvamusi, et rahvamaja pole see parim valik, kus teha üritusi bändidega, kelle detsibillid on veidi valjemad, kui ollakse harjunud, siis pigem peaks lähtuma kogukonna ootustest ja soovidest. Võib-olla saab see kodanike algatatud üritus millegi uue alguseks, aga eks seda näitab aeg. Selline elamusterohke üritus leidis aset meie väikses kogukonnas Kehras, millest tõi kiire ülevaate Valgusmeedia, kelle visiooniks on salvestada ja arriveerida kohaliku elu ja sündmusi. Valgusmeedia toodab kohalikke uudiseid ja kajastab erinevaid sündmusi. VM24 uudised on projekt, mis ei ole rahastatud ega toetatud ühegi omavalitsuse poolt, mida ekslikult arvatakse. Minu elust lahutamatu osa. Tegemist on oma algatusega, seega nii sisu kui formaadi üle otsustab tootja, mis lepitakse kokku tellijaga.